Me alustame ringi vaatamist sellega, missuguseid kaarte meie kõrged riigiametnikud oma sõpradele, koostööpartneritele, ka välispartneritele saadavad ja palusime täna nii presidendi kantseleid, peaministrit kui Tallinna linnavalitsust anda meile siis oma jõulukaardid, mida siis välja saadetakse. Eitava vastuse saime me ainult presidendi kantseleist, kus nad ütlesid, et jõulukaart on saajale üllatus, nii et nad ei tahaks väga mõistetav põhjus. Nii et see on üllatus, kui presidendi kaartile tuleb. Kui presidendi kaardi saate, siis on üllatus, me ei tea. Aga meie õnneks saime näiteks peaministri jõulukaardi, näete Stenbocki maja on siin ümbrikul peale kohe kirjutatud, täitsa olemas ja võtan siis selle aastase jõulukaardi välja, mida siis saadab peaminister. See on väga pidulik, väga hõbedane. Hõbedane üleni ja siin on peal kirg, helvestest saab hang, inimestest rahvast, lootusest tulevik ja kauneid jõule headut aastat. Andrus Ansip, Eesti Vabariigi peaminister on kirjutatud ja ma seda väga täpselt, ma siin uurin, siis mulle tundub, et ta on iga selle kaardi isiklikult ka signeerinud, et see on nagu päriselt pastakaga kirjutatud, nii et see sobib ka autogrammi kütta. Küll aga me ei leia Edgar Savisaare allkirja Tallinna linnavalitsuse jõulukaardi pealt, mis on märksa lihtsam, rahvapärasem, aga seetõttu ka palju lõbusam. Näete, siin on soojad tervitused pühadeks ja siia on kirjutatud ka inglise keeles, mitte vene keeles ja siis see kaart niimoodi läheb lahti, ehk et te saate seda laua peal sedasi hoida niimoodi piparkoogimeestena või teistpidi kirjutates. Igatahes, kui minu käest küsitakse, kellele ma võidupunktid panen nende kahe kaardi pealt, minu käest keegi ei küsi, siis mulle igatahes Tallinna linnavalitsuse jõulukaart on mitmeid korda sümpaatsem. See on tõesti vaimuks. Mul oleks selliseid naljamihi on küll ikka lõbus saada, et see on selline konservatiivne, aga võib-olla valitsus peabki konservatiivsem. Väga huvitava kaardiga on välja tulnud ka Eesti Rahvusringhääling, see on täiesti värske otse trükikojast saabunud kaart, mis see aasta on nagu sellise väikse bukletina välja antud. Nii et Rahvusringhääling on kaval oma jõulukaardi saadetaks, näete sisukaid pühi ja siin on tutvustatud jõuluprogramm kogu ETV kõikides, mitte ainult ETV, vaid ka Raadio 2, Klassikaraadio ja kõikide teiste raadio ja kanalite Raadio Tallinnas. See lühike meelespea. Meelespea, mida siis vaadata oleks ja vaadata on, nagu te teate, Rahvusringhäälingus jõulude ja aastavahetusel väga palju. Sellist kavalat teed pidi oleme